ja me oleme üles ehitanud selle debati suuresti lähtudes metsanduse arengukava jaoks toodud 12 probleemist, mis puudutab nii majanduse, kultuuri ja paar teemat veel, siis probleemi metsaga seoses. Ja ma ei ürita viia seda debatti selleni, et te näete siin, kuidas inimesed üksteist solvavad või siis hakkavad võib-olla ühesõnaga isiklikke solvanguid tegema. Pigem üritame hoida selle teema sellise konstruktiivsena ja leida mingeid lahendusi sellele teemale. Ja seda debatti korraldab MTÜ Talve Akadeemia, mis on tegutsenud juba väga pikka aega. Kui kaua? Üle 15 aasta ja mille selline eesmärk on olla selline teaduse populariseerija. Et ta korraldab iga aasta sellist teadusartiklite kirjutamise konkursit ja selle raames siis toimuvad ka muud siis lisaüritused ja tavaliselt ka siis mingi debatt. Ja teine eesmärk on jätkusuutliku eluviisi populariseerimine ja selle aasta teema ongi mets. Nii et sellepärast me siin olemegi. Aga meil on siin natukene siis inimestest, kes siin on, et teekski siis formaadi sellise, et ma pakun ise mingid teemad, mingid küsimused välja. Teiega publikus, kui teil on mingisugune küsimus või mingisugune teemapüsitus, siis võite anda käega märku, ma püüan jälgida ja proovime ka selle siis kuidagi debatti tuua. Et proovime selle kuidagi interaktiivsena teha, selleks ma arvan kõige toredam üldse. Ja alustame sellest, et kõik osalejad siis natukene saavad hetkeks sõna, et viia kurssi, et mis inimesed nad üldse on ja milline on nende kokkupuude metsaga. Ja alustamegi siit poolt, et siin on selline mees nagu Mihkel Kangur, kes on Tallinna Ülikooli Loodus- ja Terviseteaduste Instituudi jätkusuutliku arengu dotsent ja ka ühe erakonna siis peaministri kandidaat olite ka. Olen veel endiselt, jah. Ja ehk et rääkige, mis kogemus teil on metsaga? Mis ta seal ikka, eks ma olen metsa tagant järve ääres üles kasvanud ja siis doktoritöö kirjutanud selle kohta, kuidas taimkatte areng, see tähendab metsade areng Eestis on siin pärast jääaega Eestis kulgenud ja kuidas inimene on seda kulgu mõjutanud ja kuidas mets on meie ümber arenenud, et ma olen ja kuidas see on kliimaga seotud ja paleökoloog olen hariduselt doktorikraadilt ehk et taimkatte arengut uurinud. Selge, väga tore. Ja härra Talijärv, teie siis kui Eesti Erametsaliidu tegevjuht. Et kuidas teie olete metsaga tegelenud, kui kaua, mis teile metsa juures, mis taust teil on? Ma olen metsaga tegelenud varsti juba 40 aastat ja eks ma olen olnud nii see mees, kes metsas füüsiliselt on tööd teinud, kes on tööd juhendanud, kes on igasugust arengukavade tegemise juures olnud ja võib-olla kohe alguseks markeeriks ära, et esimene selline suurem strateegiline plaan, mida mina mäletan, kannab aastanumbrit 1988. Siis järgmine selline murranguline punkt oli 1997, kui kiideti heaks Eesti metsapoliitika. 2000 tehti esimene arengukava, 2010 tehti teine arengukava. Tähendab, see vastuvõtmine oli võib-olla natukene hiljem, aga just need etapid olid niimoodi. Praegult on kolmanda arengukava tegemine ja nende viimase 3 asja juures ma olen tegelikult nagu ka juures olnud, et näinud, kuidas nad on sündinud ja kuidas need kokkulepped saavutasid, kui valulised nad varemalt on olnud ja mis seisus me täna oleme. Siuke taust. Selge, väga tore. Ja Indrek Vainu, kes on metsakaitsja ja metsaaktivist, MTÜ Eesti Metsa Abiks, siis mis on Eesti Metsa Abiks on sõltumatu rahvaliikumine, mis kasvas välja laialdasest rahulolematust Eesti metsanduspoliitikaga. Ma saan aru, et selle MTÜ eesmärk ongi siis anda avalikkusele mõista, et asjalood ei ole metsaga nii hästi. Jah, et Indrek Vainu olen, võiks siis nimetada looduskaitseks, aga ka Eesti Metsa Abiks koordinaator. Tegu on siis rahvaliikumisega, mis on isetekkeline, kus siis inimesed on
ühisest murest ja ka rõõmust kokku tulnud. Ja siis tegelevad Eesti metsa nii probleemide kui ka selle mõtestamise ja siis inimesed saavad kuhugi pöörduda, et ei ole alati neid institutsioone või organisatsioone riiklikul tasandil, kuhu siis inimesed saaksid oma võib-olla vahest ka väga lihtsate küsimustega, aga mõnikord ka suurte muredega pöörduda ja saada siis nagu aimu, et mis toimub. Aga Eesti Metsa abiks peamine funktsioon on siis mitte vastanduda, vaid olla jätkusuutliku metsanduse eestkõneleja ja tuues need rahva poolt edastatud soovid ja mured ja tähelepanekud ka niisugusele suurema üldsuse ette ja et need ei oleks ainult ütleme siis puidutööstuse küsimused, vaid et metsa küsimus on palju laiem ja ulatub oma olemuselt palju sügavamale kui ainult tooraine hankimine. Et mets ei ole ainult puud. Et kindlasti Mihkel Kangur oskab siin öelda, millise osa biomassist mets puiduna moodustab ja kui suure osa see mitte puiduline osa on metsast. Et see ülejäänud elu, et kui me mõtleme nagu liigirikkuse peale, siis kõige enam elu on ikkagi metsas. Okei, hästi. Ja siis meie neljas siis debatis osaleja Peep Rooks, kes on ettevõtte Naturest esindaja ja loodusturismi edendaja, et siis teie olete selline metsatarbija, võiks öelda. Ma saan aru, te tutvustate välismaalastele siis seda meie kaunist Eesti metsa. Jah, täpselt nii, et tere, mina olen Peep. Esindangi siis Naturesti ja laiemalt siis Eesti loodusturismi ühingut. Et jah, me olemegi Naturest siis on firma, kes võib öelda, et viibki inimesed, põhiliselt siis välismaalased metsa, aga me lihtsalt ei viinud siia metsa äärde ja näita, et seda, vaid see on natuke spetsiifilisem, üritame näidata kõiki liike ja kõike seda, mida nad tulevad siis nii-öelda Eestisse kui puutumata loodusega suurte metsade maa vaatama. Et me oleme loonud selle kuvandi ja siis me üritame nii-öelda seda neile kõike näidata. Ja lisaks olen ka siis, võib öelda, et pere läbi ka väike erametsa omanik. Väga kena. Aga hakkame otsast pihta, et nüüd seda metsanduse arengukava hetkel koostatakse. Et kuidas hetkel tundub, et need arengud lähevad, kas see strateegia tundub liikuvat õiges suunas, Mihkel Kangur? No vara on selles suhtes ju veel midagi öelda, ma olen aru saanud, et esimene kohtumine on toimunud, ilmselt inimesed on omavahel tutvunud, mingid plaan on peetud, ega ma rohkemat sellest ei tea, kui aga ma arvan, et senikaua, kuni inimesed omavahel vähemalt räägivad, on lootust, et jõutakse ka kokkuleppele, et seetõttu ma usun, et ikka liigub õiges suunas. Aga toodi välja see siis alamtöörühm majanduse teemal, tõi välja selle, et erametsade puuliigiline koosseis on muutunud majanduslikult väheväärtuslike puuliikide suunas. Indrek Vaino vastab seda tõele. Kindlasti, kui sa mõtled, et Eestis taasiseseisvumise järel on olnud soov rikastuda kiiresti. Algselt osteti omale Ford Sierrad, siis juba midagi toekamat. Et kui saadi erametsa inimestel enda kätte, et enam ei olnud ta riigi oma, et siis see soov saada kiirelt raha ja sellist kapitalismi tuhinaga kiiresti kaasa minna on viinud meid täna olukorda, kus Eesti metsa siin kindlasti esmajärjekorras nii vana metsa kui ka väärtuslikku metsa on kiiremas korras raiutud. Ja see on viinud ka tulemuseni, kus korduvalt on erinevaid
raie kriteeriumeid alandatud, nii näiteks eelmise arengukava eel 2007 alandati raie kriteeriumeid, mis näiteks Männi puhul tõstis 8% pealt raieküpsetest männikutest 16% peale. Et ja täna oleme jälle samas olukorras, kus näiteks Eesti Metsa Abiks saigi alguse sellest, et muudeti metsaseadust ja alandati raiekriteeriumeid. Et saaks nooremates kuusikutes raiuda. Ja ma kindlasti usun, et on inimesi, kes väga tahaksid sellist mudelit, kus ei olegi mingit raievanust ega raiepiirangut. Raiud siis, kui tahad ja seda, mida tahad, nii palju kui tahad, kunas tahad. Ja see viib lõpuks olukorrani, kus reaalselt on see, et Eesti saetööstus on optimeeritud teatud tüüpi puidu peale ja kõik, mis sellest suurem ja vanem on, see läheb hakkesse ja kütetakse rahulikult pelletitena ära. Väga lihtne. Aga Andres Talijärv, et samas meil on, kas erametsa majandajana ju tegelikult, ega see on see lihtne, ega tegelikult väga lihtne ei ole, on vaja kõiksugu paberid ja kõik. Ei see, kõigepealt ikkagi see tausta nagu teadmine või tundmine, et ma siin just enne, kui ma siia tulin, nagu vaatasin natukene neid statistilisi andmeid, eks ole, mis on täna ja mis olid siis 2000-ndate alguses. Ja igal juhul statistika näitab seda, et kõikide meie jaoks oluliste puuliikide, ehk siis nende väärtuslike puuliikide pindala on tegelikult suurenenud. On männi pindala suurenenud, on kuuses pindala suurenenud ja kasepindala on suurenenud. Aga kas on raieküpsed? Ja küpsete metsade osatähtsus on ka suurenenud nii männikute, kuusikute kui ka, mul on isegi see tabel siin taskus, aga ma ei tahaks nagu seda debatti hakata sellega risustama, et me hakkame siin nagu numbritele vaidlema. Aga visuaalselt see tõepoolest tundub niimoodi, et raiutakse igal pool ja hästi palju, mis iseenesest ongi nagu tingitud sellest, et varem seda ei tehtud sellises ulatuses. Tähendab, et nende ka väikeste lankide nägemine tekitab inimestele mulje, et raiutakse rohkem. Tegelikult see 30 000 hektarit, mis aastas praegult ära võetakse, see on viimaste 10-15 aasta selline keskmine planeeritud tulemus ka olnud. Aga selge on ka see, et erametsades tõepoolest metsa uuendamisega võiks nagu rohkem tegeleda ja uuendamine just selles mõttes, et uuendada okaspuudega. Aga jällegi, et kui rahulikult minna ja vaadata 2004. aasta metsastatistikat ja 2017. aasta metsastatistikat, siis selle 15 aasta jooksul, nii uskumatu kui see on, halllepikute pindala on vähenenud. Ja samas on... Halllepik ei ole ka väärt puuliik, me rääksime. Ei, ongi, aga kõik luuakse selline kuvand, et nüüd muud ei ole kui ainult lepp. Tegelikult aga lepast saab ka asju, kui seda osatakse kasutada. Ja lepp seob ka süsiniku, kui ta kasvab ja nii edasi, et öelda, et nüüd lepp on selline algpuu ja teda ei tohiks üldse kasvatada või sallida. Metsamehe jaoks on ta muidugi praak. Metsamees, kui ta tegeleb metsa kasvatamisega, siis ta teadlikult ei hakka leppa kasvatama, aga kui ta sinna on tulnud ja kui ta tahab seal olla, siis mingil hetkel me võime isegi sellega leppida, sest lepas saab ka midagi teha. Ja siin on teiste riikide kogemus, näiteks soomlastel oli 60. aastate alguses oli selline kampaania, et ise nad nimetasid seda koivupois, tähendab kõik kaset tuleks metsast ära raiuda ja Soome peab kasvatama ainult mändi ja kuuska. Ja lehtpuid üldse peaks olema. Täna nad on sellega natukene hädas, mitte natukene, vaid üsna palju hädas, sest nende see tehnoloogiline puidutöötlebid on näinud sinnapoole, et hästi popp on, eks ole, kasevineer. Selle kasevineeri jaoks nad teevad täna suuri pingutusi, et saada selleks toorainet ja kasest ka paberipuu tegemine on nende jaoks, eks ole, problemaatiline. Nii et kui me räägime sellest nagu majanduslikus aspektis, eks ole, ja ütleme, et tuleviku jaoks meil täna ei ole piisavalt baasi selleks, et saada neid puuliike, mida tarvis on, siis sellepärast ei maksaks nii väga muretseda, sest see statistika tegelikult näitab midagi muud. Aga visuaalselt tõepoolest inimestele tundub see, et ma siin eelmine nädal käisin Maa-ameti inimestega rääkimas just seda, et nemad on seda taimkatet ka niimoodi ülevalt vaadanud ja ütlevad seda, et nende väikeste lankide nägemine tekitab inimestes ka suurt ärevust. Sest väike lank on ikkagi lank ja selle väikese langiga tekib selline visuaalne nägemus, et kõik on praegu nagu raiesse minemas. Fakt on see, et Eestis ei ole väiksed langid ju enam. Varasemalt oli metsaseadus, lubas 3 hektarist lagerajat teha, siis nüüd lubab 7 ja siis teatud tingimustel võib ka 7 suuremat teha. Võib ka suuremat teha, aga jällegi, et see on kõik läbi arutatud, sellel oli ka mingisugune põhjus, et mingisuguseid selliseid ruute metsa teha ei olnud ka nagu mingid mõtted. Aga see on viinud olukorrani, kus erametsa omanikud raiuvad
jagavad krundid ära ja raiuvad siis näiteks 20-ga, isegi 30 ja Asko Lõhmus on toonud välja 70 ja 100 hektarilisi lageraielanke. Noh, seal oli tormine midagi, aga ma seda me ilmselt ei suuda praegu siin nagu visuaalselt seda tööstada, et kus kohas need langid või kui suured nad on, aga kui küsimus oli selles, et kas meil on praegu nagu perspektiiv on selline, et 50 või 60 aasta pärast, siis kui hakkab see uus metsapõlgand peale tulema, siis meil on lepikud, siis see niimoodi ei ole. Ja ka nende uute noorenenud alade osas ikkagi domineerivad need 3 põhilist meie jaoks olulist puuliiki ja mänd on ikkagi kõige ees, nii et aga samas see Enn Pärteli Excel näitab, et 10 aasta pärast on mänd nii-öelda juurdekasv on väiksem kui männi osakaal. See on eelmise aasta statistikana. Ei, siis tuleb. Annan korra Mikkelkangurile ka sõna, kes leiab seda, et ma tean, et vähemalt Elurikkuse erakonna platvormil on seda öeldud, et lageraielangi suuruse ülempiiriks tuleks kehtestada 1 hektar, ja teie ka olete sellel seisukohal, ma eeldan, et tuleks seda vähendada. Et nüüd, kui siduda see teema, mitte rääkida ainult üldiselt sellest raidumisest, vaid just ja sellest raiemahust, vaid just sellest väärtuslike puuliikide teemast. Et kuidas teile tundub? No kõige kindlamalt ma tunnen rääkida nendest asjadest, mida ma ise olen teadlasena uurinud ja seda kandnud ja ma oskan seda öelda, et kuni ülemöödunud sajandini oli tegelikult Eesti mets selline, mis piirkonniti erinev, aga kus mets arenes koos inimkonnaga ja see metsade mitmekesisus, rikkus, mis meil on arenenud koos meie kultuuri, meie tsivilisatsiooni arenguga siin pärast jääaegsel perioodil. Kuid siis on muutunud järsku see metsade raiumine väga domineerivaks ja selline mitmekesisus metsades on hakanud vähenema. See on selline andmestik, mida me nagu näeme. Lageraie iseenesest ei ole selles mõttes looduses, lageraie analooge looduses me leiame, selleks on metsatulekahjud, on tormimurd, on ka haiguspuhangud, kus teatud liiki puud siis suurel hulgal mingil alal ära hävivad ja seetõttu see lageraiete vastu otseselt olemine ei ole ka väga õigustatud, teatud juhtudel kindlasti on see mõistlik, kohati isegi võib-olla põhjendatud. Senikaua, kuni ta imiteerib sellist looduses eksisteerivat mustrit. Sellisel juhul tekivad meile metsadesse sellised avatumad alad, me loome seda elurikkust, liigirikkust, metsa kõige rohkem. Ja seetõttu just selle pidurdamiseks, hoo mahavõtmiseks, et me ei raiuks ainult lagedat, mis on nagu domineeriv metsade raiumise viis praegusel hetkel, on meil erakond teinud sellise ettepaneku. Peep Rooks, kuidas teile tundub, kas on neid mände seal metsas vähemaks jäänud või mida te olete tähele pannud? No nii ma ei oska üldistada, aga mida ma võin öelda, et raielangid on kindlasti palju suuremaks läinud, visuaalselt müra on kõvasti rohkem ja kindlasti on ka keerulisem mingisuguseid liike näha, leida, kuhugi jõuda, et jah, männi kohta ma ei oska sulle niimoodi öelda. Aga üldiselt jah, et see... Jah, et visuaalselt on ainult, läheb see pilt kahjuks ikka aina häirivamaks. Et selge. Indrek Vainu sooviti midagi lisada? Saksamaal on lageraie piirang, et pindala ei tohi olla seal sõltuvalt liidumaa piirkonnast üle hektari või poole teise. On erijuhtumid sel juhul, kus tuleb teha taotlus. Et siis saad lageraiet teha. See on Saksamaa. Soomes võiks olla jälle on hoopis teistmoodi. Soomes on niimoodi, et omanik saab ise otsustada, mis vanuses ta oma püstu maha võtab ja tal ei ole üldse mingid piiranguid. Ja riik usaldab seda omanikku. Ma tean ka, et Saksamaas vähemalt Schleswig-Holsteini liidumaal see küll päris nii ei ole, aga muidugi terve Saksamaa kohta on üldistust väga keeruline teha. Ma ütlesin, et liidumaa piires sõltub natuke, aga keskmine on seal hektar 1,5 ja Soomes täna vaadatakse ümber juba seda
regulatsiooni, mis võimaldab metsaomanikul nii palju ja nii võtta, kuidas tahab, sest et kähriklus on ka sinna levinud. Aga tahtsin Mihkel Kanguri käest küsida, et sa ütlesid, eks ole, et siis hakati nagu seda raiega tegelema 2 sajandit tagasi või? Intensiivsemalt jah. Aga minu meelest oli tollel ajal ikkagi nagu see alendus oli nagu see põhiline metsa pindala vähendaja, eks ole, et tehti just, et see mets taganes mitte sellepärast, et puidu järele tekkis väga suur vajadus, vaid mets taganes sellepärast, et oli põllumaad vaja. No see oli mõni tuhat aastat tagasi, aga selline tööstuslik mõnisada oli siis, kui me hakkasime ikka piiritust põletama, siis võeti see suurem osa selliselt mets maha, aga alepõllundus, seal oli ka need, ma olen ise ühe alepõllunduseksperimendi juures olnud, see oli ikkagi väga sitt töö, et füüsiliselt raske ja ega seal tööriistad ka ja teadmisi ei olnud, siis põllu jagu maad maha saad, metsa maha saad, see oli ikka suur töö, et seal suuri lanke tekkinud ja siis see maa oli 3 aastat kuskil, kui ta kasutati, siis ta jäeti maha ja lasti tal uuesti kasvada, et see tekitab ka, et see on jällegi sellise loodusliku mustri tekitamine, nagu metsatulekahjud võivad ka väga palju suuremaks minna, aga niisugune tormimurd ja need on, tavaliselt on ikkagi suhteliselt väiksed territooriumid. Lihtsalt kuskil oli nagu mingisugune selline lause või teadmine mulle kõrvu jäänud, et need paremate boniteetide metsaalad on kõik kunagi olnud alatatud, et seal ikkagi kasvatati, inimesed olid ju targad, nad teadsid, kus on võimalik vilja kasvatada. Aga kuidas muidu, et praegu ongi niimoodi, et kuidagi kohati jääb täpselt selline mulje, kui lugeda mingeid arvamuslugusid ja vaadata, mida mingid inimesed ütlevad, et justkui kui sul on see mets või siis sa võid teha sellega mida iganes sa tahad ja tegelikult, et nagu seal ei olekski mingeid piiranguid, et kuidas muidu Andres Talijärv, milline see reaalsus on, et kuidas see liikide säilimine praegu, on seal mingisugused reglementatsiooni? No see on selle eelmise jutu jätkuks, eks ole, et metsa kasvatamine on ju tegelikult üks maakasutuse viise. Ja jälle, et kui minna nüüd tagasi sellesse aega, mis meil oli siin 30 aastat tagasi, kui inimesed hakkasid maid tagasi saama, siis mõningad maaomanikud, eks ole, olid nagu dilemma ees, et kas hakata selle maa peal vilja kasvatama või tegeleda põllumajandusega või lasta sinna metsal peale kasvada. Ja kui ta lasi selle metsa sinna peale kasvada või tegi ise selleks midagi, et see mets sinna tekiks, siis tema jaoks hakati kohe seda tulevikku väga karmilt reguleerima, sest seal hakkas metsaseadus töötama. Kui ta valis endale selle põllumajanduspoole, siis tegelikult tema tegevusse nagu väga palju ei sekkuta. Võib-olla tulevikus siis, kui tekib selline väärtusliku põllumaa kaitseseadus, et siis tal hakatakse ka ütlema, et ta ei tohi selle väärtusliku põllumaa peal enam nagu marjakõislat kasvatada, aga metsa, nii kui sellele maale tekib metsasilt külge, hakkab metsaseadus kohe reguleerima ja see metsaseadus käib selle metsa kasvamisega kogu aeg kaasas. Praegult saab öelda niimoodi, et metsaomanik saab teha kõike, mida ta tahab, siis see nii ei ole, metsaomanik saab teha seda, mida metsaseadus talle võimaldab. Peale selle on, eks ole, praegult käimas üldplaneeringute protsess kohalike omavalitsuste poolt ja ka nende planeeringutega saab, eks ole, igast kitsendusi teha. Lisaks sellele muidugi looduskaitseseaduses tulenevad kitsendused, nii et metsaomanikel on ikkagi väga palju reegleid ette kirjutatud, mida ta peab jälgima. Ja mõned nendest reeglitest ei ole võib-olla põhjendatud, et mõned reeglid on lihtsalt sellised õpetuslikud reeglid, et kui sa nii teed, et siis sa saad parema tulemuse, et need oleks rohkem vaja õpikutesse sisse kirjutada või metsaomanikke suunata, mitte neid keelamise ja karistamisega nagu sellesse protsessi panna, eks ole, mida ta võiks teha või peaks tegema. See on niisugune skandinaavialik lähenemine, eks ole, et metsaomanik on nii targaks koolitatud, et ta ei tee rumalaid asju. Eks meil on selles suhtes inimeste seadused, inimeste loodud seadused ja loodusseadused ja kui need omavahel konflikti lähevad, siis loodusseadused loomulikult võidavad. Ja mõistlik oleks inimeste seaduseid püüda nüüd loodusseaduste järgi ka panna käima. Et see ongi meie omavaheline kokkulepe, see, mida nüüd arengukavas ka üritatakse kokku leppida, kas see, kui hästi see õnnestub, see sõltubki nüüd meie inimestest ja erinevad huvipooled üritavad seal enda nägemust, enda arusaama asjadest dokumenti sisse saada. Mina näen ökoloogina ja see kliima ja looduse asju uurinud inimesena seda, et meie ees seisvad väga keerulised ajad nõuavad seda, et me võimalikult säilitaks looduslähedasi maastikke, looduslähedasi metsi sealhulgas ja seetõttu on teatud piirangute seadmine
eraomandi kasutamisele igati õigustatud. Täpselt samamoodi nagu meil linnas me teame, et praegu on ju piirangud. Ja, aga et see vaidlus selle üle, et kui palju on erametsaomanikel vabadus, kui palju ta peab järgima mingid reeglid, kas on 1 hektari reegel või et erinevaid raietüüpe ikka kasutatakse. See ongi see reeglistik, mida riik saab siis kehtestada. Kui ta väärtused nagu linnas, sa ei saa minna suvaliselt seda puud maha võtma, sest Zuusu tuleb ja ütleb, et nii ei tohi teha. Et samamoodi ei saa ka metsas igaüks piiramatult tegutseda nii, nagu ta ise tahab, vaid me peamegi nüüd ise kokku leppima, mis meil on tähtsam. Kas see puidust saadav tulu praegusel hetkel või väiksemad keskkonnakahjud, väiksemad kulud meie heaolu tagamiseks tulevikus, mida aitab puhverdada loodusmaastik, mida aitab puhverdada see looduslähedane mets, mis meil on. Et see on see valikute koht, mis meil tuleb teha ja kokku leppida. Ma vaidleksin Andresele ja Mihklile mõlemale vastu, et esiteks metsaseadusest on viimase 15 aasta jooksul peaaegu kõik looduskaitselist või sihukest tugevalt loodust hoidvat seadust välja roogitud. Et sealt on nii-öelda kas või kui teha kõige lihtsam analüüs, sõnaanalüüs, siis vaadata erinevate metsaseaduste redaktsioone, siis sa näed, kuidas sõna looduskaitse näiteks kaob ära. Et ta ei ole seal, aga ta millegipärast ei ilmu ka looduskaitse seadusesse. Täpselt samamoodi nagu on metsanduse arengukava puhul, et nagu Mihkel ütles, et saavad kaasa rääkida. No tegelikult ikka ei saa kaasa rääkida, on ju. Et see seltskond, kes kokku pannakse metsanduse arengukava koostamisel, on valdavalt majanduskeskne ja puidutööstuse keskne. Palju seal nagu ökoloogiaga seotud inimesi või looduskaitsega seotud inimesi ei ole juhtrühmas. Juhtrühmas ei ole neid. Lõhmus on. Aga Lõhmus on seal Tartu Ülikooli teadlasena, mis näiteks ülikoolid ja ministeeriumite esindajad loetakse ikkagi nagu majanduspoole esindajaks. Ta ei ole kodaniku liikumise esindaja, kuigi Tüür on ka. No Tüür esindab 11 keskkonnaorganisatsiooni üksinda ja siis see ei ole minu arust ei ole normaalne, sest et see on nagu kokkuleppimine. Tähendab, ühe asja ma õendan ära, et see ei ole mingisugune tööõnnetus, et metsaseadusest enam looduskaitsest nii palju ei räägita. See on tegelikult täiesti planeeritud tegevus on, sest kunagi oli tõesti niimoodi, et metsaseadus reguleeris kuidagi nende piirangute vööndite majandamist ja siis ka looduskaitseseadusest tulid oma tarkused ja siis jõuti sellisele arusaamisele ka selle metsanduse arengukava ühe varasema versiooni tegemise käigus, et need kõik, mis on seotud looduskaitsega seotud piirangud, need pannakse looduskaitseseadusesse. Aga ei pandud. Ma tohin lõpetada ja need muud tegevused, mis on metsaga seotud, eks ole, mis on puhas metsa majandamine, see tuleneb metsaseadusest. Nüüd öelda seda, et looduskaitseseaduses ei ole, looduskaitseseadus on väga täpselt kirjeldatud, mida tohib teha piiranguvööndis ja mis on sihtkaitsevööndi majandamise võimalused. Ja selleks, et nüüd ei oleks sellist dubleerimist ja kaksiti tõlgendamist, siis ongi praegu selline loogika, eks ole, et metsaseadus räägib seda, kuidas metsa majandada, aga kui tuleb looduskaitseseadus oma nõuetega, siis metsaseadus sealt taganeb ära. Neid metsi, mis on piiranguvööndid ja mis on looduskaitseseaduse metsad, või need sihtkaitsevööndi metsad, neid majandataksegi looduskaitseseaduse alusel, seal metsaseadus ei toimi. Nii, aga see ongi, et sa praegu ütled piiranguvööndi ja tegelikult mõtled sihtkaitsevööndi. Ei, ma mõtlen piiranguvööndi. Tegelikult on ju niimoodi, et toome lihtsalt näited. Rahvuspargis, piiranguvööndis, Natura alal ohustatud liigi elupaigas rahulikult võib panna harvesteri käima. Tuima, mitte miski ei takista. Väga väikse langi peal. No, mis see 5 hektarit on väike lang näiteks. Ja seal ongi see sama loogika olnud, eks ole, et kui selle sihtkaitsevööndi ümber olen piiranguvöönd, mingil määral seal võib majandada, siis seal võibki majandada. Et see oligi looduskaitseseaduse. Aga kus siis mitte ei majandata? Ainult reservaadis või? Sihtkaitsevööndis, mida on üle 200 000 hektari, eks ole, natuke suurem plats, kui on Pärnu maakond, ongi sihtkaitsevöönd ja seal ei tehta praktiliselt mitte midagi. Ja nende sihtkaitsevööndite ümber loodigi piiranguvööndite võrgustik, et leevendada seda survet, et seal ei oleks kohe nagu selline majandusmets. See ongi nagu see üleminek majandusmetsast ja sinna reservaati ehk sihtkaitsevööndis sinna vahele jäeti piirangvala. See oli selline praktika, mida siis hakati kunagi... No sisuliselt see ikkagi tähendab seda, et RMK ja ka erametsaomanikud saavad kaitsealadel, naturaaladel, piiranguvööndites, kaitsealuste liikide elupaikades rahulikult raiuda. Just.
aga see on ka taotluslik olnud ja noh, siin varasemas elus, kui ma kokku puutusin näiteks ka nende samade Natura aladel jäävate inimestega, eks ole, noh näiteks Haanja oli üks selline väga ilmekas näide, et seal inimesed ikkagi ütlesid, et ma ei taha siit ära kolida, aga kui te teete siia sellise režiimi peale, et ma mitte midagi ei saa siin metsas teha, et ma ei saa endale noh, kas mingit väikest elatist teenida või no ja ka RMK näiteks hiljutine raie Kuklase kuningriigis ei ole ju nagu mingisugune kohaliku Haanja elaniku väike probleem, et ta ei saa nagu natukene puid võtta omale. Ma rääksin Haanjast, aga see, mis seal Kuklasalal tehakse, see ongi, et kui see kaitsekorralduskava näeb sellise raie ette, siis tuleb küsida, et miks selline kava on tehtud, see ei ole metsaseadus. No kes neid kavasid huvitav tegi siis? Keskkonnaamet. No just nimelt. Looduskaitsjad on ise selle kava teinud ja noh, mina ei ole suur Kuklast asjatunda, aga seesama Ain-Eerik. Oota, ma tegelikult küsiks, et kui palju keskkonnaministrid olid hiljuti kantsler, mitu inimest oli looduskaitseharidusega või ökoloogi või bioloogi haridusega metsandusosakonnas? No osakonna juhataja oli bioloogi. Aga kas ta on enam osakonna juhataja või? Ta enam ei ole, no, siis ta oli. No see oli viimane inimene, kes oli mingisuguse ökoloogi haridus. Aga palju Keskkonnaametis on sarnaseid inimesi? Kui te räägite, kui te ütlete, et looduskaitsjad on teinud need piirangud, siis ma ütlen, et need inimesed, kes on nagu metsandusharidusega, Andres Talir, te ise olete need inimesed paljuski sinna tööle võtnud. Just nimelt, on ju. Ja siis te ütlete, et need on looduskaitsjad. Need inimesed ei ole looduskaitsjad. Nad on puupõllumehed. Ei, no jälle, eks ole, nende siltide panemine on jah väga vahva, aga jälle, et noh, et kui rääkida nüüd sellest Keskkonnaministeeriumi struktuurist, siis tõesti metsaosakonnas on 6 või 7 inimest on tööl, eks ole, ja nemad on metsandusliku taustaga, soovitavalt metsandusliku taustaga, seal on ka teisi inimesi. Okei, nii, liigume siit sellest palju neid. Looduskaitseosakonnas on ligi 20 inimesi. Aga metsandusseadust ei ole teinud looduskaitset, nii et ärge öelge seda. Peep, soovite midagi lisada? Mis ma oskan siin öelda, minule jääb ka aina rohkem mulje, et kui me teeme loodustuure, siis me peame aina enam vaatama, kust me liigume, kuhu me liigume, ei ole nagu seda kindlust ka enam, et isegi rahvusparkides või kuskil saab rahulikult käia, olla. Et see sama kolmvarvas Rähni mets on seal alles, et mingit kindlust enam ei ole, sest tõesti me tunneme aina enam, et surve läheb aina rohkem ka rahvusparkidesse. Ja see on meie jaoks tõsiselt muret tekitav. Kas siin pealtvaatajal küsida ka saab? Jaa, absoluutselt, jaa. Et nagu ma enne ütlesin ka, et kui kellelgi on soov midagi küsida, midagi enda pakkuda, siis jah. Peeter olite? Peep. Et mina olen Ülo Vendland ja metsakonsulent ja mul on hoopis küsimus see, et ma olen täheldanud ja vaatan kas oma kinnistutel, et vaatan Eesti terviserajad näiteks on ilma minu teadmata rajanud raja, isegi ei ole ühendust võttud, lihtsalt tõmmanud selle läbi, ükskord lähen. Mul on hoopis küsimus ka, et olete need ise mingid lepingud sõlminud omanikid, et võt need, kui te see turismi teete, et võt säiliksid ja mingi osa sellest tulust ka omanikule läheks, et kas olete sellega tegelenud? Absoluutselt, kaudselt tegeleme sellega kogu aeg. Ega kui me toome inimesed, siis me toome need enam maapiirkonda. Ja tänu meile saavad tööd ka väga palju maapiirkonna inimesi. No seda mõtlengi, et siis saab ka metsaomanik ja siis ta ju vähendab ka raiet või selles suhtes, et saab tulu ja siis on ju peaks olema mõlemapoolne see soov, aga kui neid kokkuleppeid ei tehta või rajatakse, siis ju aga ei saa. Me ei ole neid kergliiklusteid või me sellest ei saa praegu. Ei, mitte kergliiklusteed, vaid et metsas lihtsalt, kui minu metsas on mingi väärtuslik asuvad, siis on normaalne, et ma tean, et võt siin turistid käivad ja mulle ka mingi kopikas sellest tuleb siis. Millist väärtust sa mõtled, vabandust? No, ma ei tea, et need loodusväärtused, mida need turistid seal vaatamas käivad, ma ei tea, kas erinev puud või vanad puud, mingid kukke või kaljukotkas näiteks või. Ja palju sa nagu panustanud oled sellesse, et see kaljukotkas seal oleks? Minul on päris palju kaljukotkad, et mina. Ja, mis sa teinud selleks? Sul on need ebapärlikarbid on seal jões. Ebapärlikarpe mul jões ei ole. Küsimus, ma saan aru, on siis selline, et kui teie omate siis mingisugust metsatükki, kus siis on siis mingisugused erilised ka siis loomad või puud, mida näiteks turistidele näidatakse, et siis kas ongi niimoodi, et nad jalutavad lihtsalt sisse, näidatakse ära, jalutavad minema ja teie lihtsalt Kui ma ei tea sellest, et keegi on huvitatud ja mida võib vaja teha, omanikud võivad
selles suunas ka ise panustada, kui teda informeeritakse, aga praegu on olukord selline, isegi näiteks selle Kaljukotka puhul isegi keeldutakse näitamast, et minu metsas on, et kus ta pesa on, ma pean ise otsima ja vaatama ja siis see on looduskaitseseadus on see, mis ei luba esimese kaitsekategooria liige avada. Peab teadma ikkagi kõiki neid väärtusi, mis tema kinnistul on. Omanik saabki teada, sest et kui on esimese kategooria liik, siis saadetakse omanikule kaitsekohustus. Aga teisest ja kolmandast ei pea sind informeerima. Ta normaalne on, kui omanik teab ka teisest, kolmandast. Praegu ongi see probleem, et omanik on kõrvale lükatud sellest nendest väärtustest, mis tema kinnistul on. Talle neid... Ja võib juhtuda nii, et ostad on ju mõne krundi ja siis pärast, kui tahad raiuma hakata, avastad, et seal on ju kaitsealune liik peal ja siis ei saagi nii palju raiuda, kui tahtsid, on ju? Saab küll. No ja saab muidugi raiuda, muidugi saab ja Ülo saab ikka. Aga see muud asjasse, see, et kaitsealune raiuda, vaid... Jah, Peep oleks huvitav teada ka, et Peep, et kui näiteks ongi need maad, kus te näitate turistidele, et need kuuluvad kellelegi. Et kas seal on see, et te saate käia ainult siis nendes, kus teil on mingid load ja kas siis on teil, kuidas on teil kokkulepped siis nende maaomanikega, kus te käite turistidega? Suures osas käime riigimaadel, sest seal on veel pilt okei, nagu just rahvusparkides, kus me käime väga erametsas väga harva ja siis me liigume mööda teid, mis on siis üldjuhul ka riigiteed. Ja me ei tea ka, et me ei või ju sinna Kaljukotka pesale isegi lähedale minna, nii et me ei teeks ka seda. Nii et, jah. Ma tooks elulise näite Soome rahvuspargis. 2017. aastal 3 Belgia linnuvaatlejat võõritud Inglismaa, võib-olla Inglismaa-Belgia grupp ja siis Eesti ornitoloog matkasid koos ja leidsid kakulise, kaitsealuse kakulise. 3 ja teavitasid sellest. Omanik teadis, et seal on kakk. 3 kuud hiljem rahvuspargis, piiranguvööndis, Natura 2000 alal, kaku elupaigas toimus raie. Ja siis minul tekib üldse küsimus, et nagu mis puhul siis nagu makstakse sellele inimesele Natura toetust edasi. Samas näiteks Keskkonnaamet, andes välja raieloa, põhimõtteliselt rikub looduskaitseseadust, sest seab vääris elupaiga või ütleme siis nende kaitsealuse liigi ohtu sellega, et annab välja sinna loa. Ja hiljem, üllatus, seda kakku enam ei ole seal. On ju? Nii ei ole ju Keskkonnaametit, et kellegi... Ei, aga äkki me lihtsalt diskussiooni mõttes sa küsisid, et inimesele öeldakse ja käivadki turistid ja leiavadki kakku ja ütlevadki, et siin on... Aga pärast sellele inimesele makstakse ikkagi Natura toetusi edasi, kuigi ta on selle elupaiga, selle vääris elupaiga rikkunud, samal ajal Keskkonnaamet annab välja sellistesse kohtadesse kogu aeg, igapäevaselt annab välja lube ja samal ajal ei arvestada selle kaitse eesmärgiga, ei arvestada Natura 2000 eesmärgiga ja täna on juba Euroopa Liidu sellistes ametites käib diskussioon selle üle, et Eestis tuleks üle vaadata Natura 2000 jagamise toetus, sest et siin on kuidagi väga lihtsalt nagu nendel aladel toimunud raied ja nad maksavad raiutud kohtadesse, kus on see loodusväärtus, mida siis vastavalt Euroopa üleselt kaitstakse ja sellest raha makstakse, on rikutud. Et kuidas see on? Andres, äkki oskab teha? Ei, kui me nüüd hakkame selle üle siin praegu diskuteerima, eks ole, et kuidas need Natura toetused tulevikus välja näevad, et see kindlasti on üks teema, mida hakatakse ka arutama ja praegu on ka mingit ettepanekute korje, et ilmselt see Natura toetuste maksmine kuidagi diferentseeritakse, et vastavalt sellele, mis seal on ja mida seal teha ei tohi, aga üks asi on ikkagi see sama, eks ole, see omaniku suhtumine nendesse loodusväärtustesse. Täna omanikud on suhteliselt niimoodi heelaks tehtud. Et kindlasti on selliseid väga teadlikke omanikke, kes märgates oma metsas, eks ole, puuladvas mingit suurt asja, siis kindlasti käivad seal vaikselt hiilimas, et teada saada, mis seal on. Ja ilmselt nad seda kohe kuulutama ei hakka, et nad võib-olla pelgavad seda, et mis need järgmised sammud siis riigi poolt on, et kui on selle esimese kategooria liik, et siis see omanik, keda üldse ei saa süüdistada selles, et ostis endale mingisuguse metsaala selle eesmärgiga, et sealt tulevikus midagi tegema hakata ja äkki on fakti ees, et nüüd
noh, sinu jaoks on see tegevus nagu lõpetatud, sest seal on see lind ja keegi ei saa öelda, et noh, et loll lind, et miks sa läksid sinna, lind läks sinna, kus ta tahtis ja inimene peabki nagu esimese kategooria linnu puhul sealt tagasi tõmbama. Aga sellele omanikule tuleb siis välja mõelda ka ikka see seaduse järgi peab teise ja kolmanda puhul ka tegelikult. Talle tuleb see kompensatsioonimehhanism ikkagi välja mõelda, sest omanik on investeerinud ja kui ta on investeerinud, siis ta kindlasti on investeerinud selle eesmärgiga, et sellest investeeringust midagi tagasi hakata saama. Ja kui tal seda võimalust ei ole, siis kindlasti see omaniku ootus, et talle see ühiskonna huvides tehtud, eks ole, piirang kinni maksab. Aga miks siis ei ole midagi juhtunud, et Erametsaliidul on ju mingi jurist, on vähemalt 5 aastat selle küsimusega tegelenud. Sina olid enne kantsler, nüüd oled Erametsaliidu juhatuses. Aga seal ongi see sama asi, et ega seda järgemööda ka tehakse ja praegult ongi, me ikkagi püüame omanikku viia sellele või viia asja sellesse staadiumisse, et kõik need piirangud nagu kompenseeritakse. Praegult on vähemalt need Naturast väljapool sihtkaitseväelid ka makstud, aga noh, see raha ongi see sama asi, eks ole, mida ei ole nii kerge välja ajada, aga see üldine joon ikkagi võiks olla või peaks olema selline, et see omanik mitte ei karda seda loodusväärtust, mis tal metsas on, vaid ta nagu ise annab ka endale aru, et see tõesti on arutane asi ja ma tean küll selliseid metsaomanikke, kes naudivad seda, et see kobras seal on mingid kobras ei ole kaitsealune liik, ta on pigem juba invasiivne. Aga tema jaoks on ta loodusväärtus. Ma võtan publikust enne kommentaari. Ülo Vennatel ma tahtsin seda konstateerida, et tegelikult kõik see kaitsealal käib ju kokkuleppel ja samamoodi avalikud arutelud, kui kaitseal võetakse need liigi näiteks kapu puhul. Kapu puhul on majandada alal raied lubatud ja ütleme teise ja kolmanda kategooria liikidel, kus majandustegevus kaitsealal lubatud, ongi see raied lubatud. Seal on midagi, lihtsalt ainult selle pesitsemise ajal ja teatud tingimused on. Vaata, kui on kaitse eesmärk, on metsalinnustiku kaitse, siis see ei tähenda, et looduskaitseseadus võimaldab seal raiuda. Et Keskkonnaamet peaks lähtuma sellest, et ta ei anna sinna raie luba välja, sest et kaitse eesmärk on, kui on metsalinnustiku kaitse, siis kaitse eesmärk näeb ette, et see raiet ei toimu. Ja sellele tuleb rõhuda, mitte võtta üldine looduskaitseseadus ja öelda, et põhimõtteliselt võib. Ja arvestades nagu liikide välja suremust. Igal vööndil ei ole linnust see eesmärgiks. No rahvuspargis näiteks on metsalinnustiku kaitse on kehtib tervele rahvuspargile. Natuke on see asi sarnane sellele, mis toimub meil muinsuskaitses, kus põhimõtteliselt on jõutud ka samasse seisu, et kui sa leiad enda maa pealt mingi kivikirve, siis viskad selle ruttu võssa ära, et jumalast keegi teada ei saaks, sest et sul on kohe kaelas tohutud sanktsioonid sellest, et sul keegi on kunagi kivikirvega seal samas kohas olnud. Et ühest küljest on arusaadav jah see, et kui meil on looduskaitselised kokkulepped ühiskonnas ja kellegile tekib see looduskaitse väärtus sinna maa peale, et siis püütakse leida mingi kirik keset küla. Samas see on ka kultuuri küsimus, et kas sa tunned heameelt ja uhkust selle üle, et sinu mets on selline väärt asi veel, kus sellised liigid ka kestavad. Võib-olla me peame käima siis seal teises seinas ära enne veel, kus me suudame tõeliselt neid väärtuseid hinnata, sest et tegu on ühisvara tragöödia küsimusega, ühisvaraga. Need loodusväärtused sinna metsa ei tekki selle metsaomaniku tegevuse tagajärjel, vaid vaatamata sellele. Ja nad on ühiskonna jaoks tunduvalt olulisema väärtusega ja ühisvara kasutamise reguleerimisega peab riik väga jõuliselt tegelema, sellepärast ma kordan veel kord üle, et tulevikus nende kulude katmine, mis meil on vajalikud inimeste heaolu tagamiseks, lähevad veel kulukamaks, kui me praegusel hetkel ei sea teatavaid piiranguid metsade haldamisele, sealhulgas ka majandamisele, mil on ta liialt majandamise keskmise vaade metsale praegusel hetkel. Me peaksime tunduvalt enam vaatama sellist ökoloogilist vaadet sellele ja leidma neid mõistlikke lahendusi, mitte ainult sellised, et looduskaitse on midagi kahju tekitavat maaomanikule. Jah, ta seab piirangud, aga ma kordan jälle, et piirangud seatakse teistes maakasutustüüpides täpselt samamoodi ja seal nende nõuetega lihtsalt lepitakse.
see, Mihkel, ma tahaks siin ühte asja täpsustada, et sa ütled, et võib-olla me peame seal teises äärmuses ära käima. Sa bioloogina või ökoloogina sa saad aru ju, et kui see äärmus nagu jõuab ühte äärde, siis sa enam ei taaselusta seda välja surnud liiki, on ju. Et näiteks Soome näitel, kus on väga tugev intensiivne metsandus, seal on hetkel üle 800 liigi on väljasuremisohus ja need on kõik metsaliigid. Ma olen töötanud koos šotlastega ja hollandlastega, kes on käinud siin ja mõõtnud mõõdulindiga joonlauaga seda, et milline see mets on ja mis on ikkagi see vööndilisus järve kaldal ja noh, et nemad on hakanud aru saama sellest, et panna 100-meetrise järve lõigu kaldavööndi taastamisele, see oli selline müstilised summad, ma ei julge neid öelda, kes oli 100 miljonit või müstilised summad, mida pannakse selleks, et taastada lihtsalt mingi rootsitsitaja elupaika kuskil järve kalda, rikkad riigid, nad saavad seda nüüd endale lubada siis, aga et kas me tõesti peame käima nii servas selle asjaga ka ära. Meil tuuakse siin võrdluseks, vahepeal võikul niimoodi rahvaharimise radadele, et tuuakse võrdluseks, et 100 aastat tagasi meil oli metsa palju vähem ja oligi jah, ja see on kogu selle 10 000 aasta vältel kõige kehvem, kõige sitem aeg, mis meil üldse metsadega olnud on, kus mets oli tõesti erinevatel hinnangutel seal 10–20% ja me tuleme sealt sellest miinusest välja, aga mul Andres, sulle küsimus, et kas siin võib olla natukene probleem ka selles, et mul on lihtsalt hüpotees, et sarnaselt nii nagu teadusega meil läks, et riik andis lootust, andis lubaduse, et teaduse rahastus on 1% ja Euroopa Liidu toetusega ehitasid ülikoolid endale uhked majad ja siis selgus, et riik ikka ei anna seda raha nagu peale. Et kas on andnud ka riik kuidagi kergelt mõista metsaomanikele, et raiumine on hea, raha on vaja ja metsaomanikud on niivõrd palju investeerinud ka just metsatehnikasse ja asjadesse, mille kulud tuleb nüüd nagu tagasi teenida, aga et sellest metsast hästi enam ei jätku äkki, et kas siin äkki on natuke riik oleks pidanud võib-olla varem, sest et sa ise nüüd kirjutasid ka, et me liigumegi sellesse metsade vähem raiumise faasi hakkame jõudma, et osad investeeringud ikkagi lähevad pankrotti ilmselt. No ma rääkisin niimoodi vilksamisi, et 88. aastal, 1988 tehti esimene selline strateegiline vaade, et mis sellest metsast saada võib ja siis sellesse kaasati ka Soome eksperte, ennem neid nagu ei lastud tuhnima meie metsafondi. Metsafond oli tegelikult poolsalajane asi, aga siis hakkas nagu eesriie natukene avanema ja siis soomlased tegelikult juba tollal ütlesid, et kuulge vaadake, et mis teil juhtuma hakkab. Et teil on seda keskealisesse ikka jõudvat metsa on hästi palju ja et mis pärast seda, kuidas te selle keskealise, me täna olemegi selles, et meil see keskealine mets, mis 20 aastat tagasi oli keskealine, on täna küpseks ja kontsentratsioon on sinna üles läinud ja selle tulemuseks ongi see, et meil on nende küpsete metsade puhul on nüüd 2 valikut, eks ole, kas me hakkame seal nagu intensiivselt majandama, mida on ka riik nagu soosinud või teistpidi, eks ole, et me ei majanda neid intensiivselt ja vaatame vaikselt pealt, kuidas need küpsed metsad muutuvad üleküpsenud metsadeks ja siis hakkavad nad uuesti noorendikuks minema, ilma et me sealt vahepeal puitu välja tooksime, et riigi poolt vaadatuna siis kui neid eelmiseid arengukavasid tehti, ikkagi lähtuti sellest, et tõepoolest need küpsed saanud metsad, sealt see puit tuleks nagu kasutusele võtta ja selleks anti ka metsaomanikele selliseid sisendeid või julgustati neid, et tõepoolest, kui teil on küpsed metsad ja te seal majandate, et siis tehke seda, tehke, jah. Sest see on teile kasulik ja riik saab ka, eks ole, oma tulustused kätte läbi majandamise. Jah, ega seda minevikku väga hästi muuta enam saa, et selles suhtes ei, aga ma ei arvagi, et see midagi väga valesti oli, sellepärast, et küpsete metsade majandamine ongi üks loogiline jätk. Sa oled 100 aastat, 60 aastat, 50 aastat sõltuvalt puuliigist seda asja kasvatanud ja siis mingil hetkel on ta saanud küpseks ja siis ongi sul see valiku koht. Ainult, et meie õnnetus oli see, et see kontsentratsioon nende küpsete metsade osas oli kuidagi nagu väga ühel ajal tekkis. Et oleks ta selline ühtlane jaotus, et meil on kõikides vanusegruppides on neid metsi nagu ühtlaselt, siis me võiksime rääkidagi, et meil on läbi sajandite või läbi aastakümned on see raiemaht on seal kuskil 9-10 miljonit ja kõik on nagu rahul. Praegult me oleme selles faasis, et meil on
vahepeal ei tehtud midagi ja nüüd tuleb, eks ole, see, mis vahepeal on tegemata jäänud, kõik korraga ära teha või mitte korraga, aga sellise lühikese perioodi vältel ja selle tõttu ongi see surve nagu natukene suurem ja see piirkondlik kontsentratsioon on natukene suuremaks läinud, et see on see tänane dilemma. Ja. Ma ise mõtlesin, ma lõpetan ära see mõtte, ma ise mõtlesin sellele, et ega soomlased väga, ma räägin metsaökoloogidest ja niimoodi, et siin on natukene see erinev vaade nüüd ökoloogidel ja metsanduse inimestel, nii et oleks mõni ökoloog rohkem võib-olla olnud kammas, siis oleks äkki selle metsade saates meil natuke ka teiseks keerast, et kui mõtlen, et ma olen uurinud metsade arengut viimase 10 000 aasta jooksul, ma seal ei näe nagu väga seda, et mets kuskil väga pikali kukuks, kui ta 100 aastat on kasvanud kuskil, et nad ökoloogiliselt saab mets üsna hästi ilma inimesete ka hakkama. Jah, siis ongi, tähendab, need alad tõepoolest, kus midagi ära ei tooda, need võivadki olla niimoodi. Vaikselt puud surevad, tulevad uuenevad, meil on Järseljal on see ilmekas näide, eks ole, Järseljal on see Ürgmetsa kvartal, mina käisin seal esimest korda ikkagi peaaegu 45 aastat tagasi, siis oli ta kõik püsti, nüüd praegult lähed sinna, siis suur osa sellest on pikali, siis ei tähenda seda, et see mets kadunud oleks, ainult et ta on nagu teises olekus. Ja publikust oli üks küsimus. Või jah, ühed poolt meil see üsna palju puid, mis nagu jõuab sinna küpseks on saanud, ütleme niimoodi. Aga teiselt poolt just hiljuti vähendati veel seda raiavanusteks, siis nagu küpsusteks loetakse palju suuremat hulka, et see on nagu kaks asja on üheaegselt tekkinud, et on palju puid jõudnud sinna nagu raiaküpsesse vanusesse, siis on samal ajal veel seda raievanust, jah, et siis nagu nende kahe asjaolu kokkulangemisel tekibki nagu veelgi suurem hulk neid puid, mis on jõudnud sinna. Jah, kui sa kogu aeg raievanust alandad, siis ongi kogu aeg tunne, et meil on raieküpset metsa väga palju. See on jälle ka natukene suke müüdimoodi asi. No ei ole müüdimoodi, see on ju 2007, männikute raievanus on kogu aeg 2007 alandati männikute raievanust. Männikutel tuli diameeter juurde, eks ole, mis võimaldab natukene nooremalt seda. No siis sisuliselt on raievanus alandamine läbi diameetri. Aga näiteks see, millest nüüd viimasel palju räägitud on, et kuuse raievanus viidi alla. Kuusel viidi raievanus alla ainult esimese boniteedi kuusikutes. Need on need kuusikud, mis on tekkinud põllumaade peale ja mille, eks ole, selline tõenäosus, et nad on haigeks jäävad pärast seda, kui nad on 60 aastaseks saanud, on üsna suur. Ja see pindala, mis nüüd nagu selle järgi nagu tuli neid küpseid metsi kuusikute arvelt juurde, oli seal 2000 hektari juures, et ta ei ole nüüd niimoodi, et need kuusikud, eks ole, mõjutavad nüüd väga palju seda küpsete metsade struktuuri, aga tõepoolest, kui meil on tegemist majandusmetsadega, siis majandusmetsade puhul on see metsapoliitikas 97. aastal kokku lepitud, et mingil hetkel tuuakse sealt puud ära. Ja kas need puud tuuakse nüüd 5 aastat hiljem või varem, sisuliselt see tegelikult ei oma tähtsust, sest kui nad tuuakse 5 aastat varem välja, siis hakkab seal ka 5 aastat varem see järgmine metsapõlvkond kasvama. Ja siis tuleviku jaoks, eks ole, jõuab see parem aeg võib-olla varem kätte. Nii et siin ei saa niimoodi öelda, et see on... Paljud inimesed ei saa aru sellest, et rahvuspargis on ka siis majandusmets, et sealt tuleb ka siis puud ära. Majandusmetsa seal ei ole, seal on piiranguvööndi mets ja piiranguvööndi metsa majandamiseks on looduskaitseseadusega antud, eks ole, kriteeriumid, mida seal tohib teha ja mida ei tohi teha. No aga ikka tehakse. Ma tahtsin konstateerida, et kuna ma olen intensiivne metsamajandaja, ütleb niimoodi, ja tahan öelda, et see kuusikute või vanuse allaviimine, see tähendab minul nagu juurdekasvu, kui seda praktiliselt juurde ei ole toonud, sellepärast et see 60-aastane esimese A-boniteedi kuusik on 99% juhtumil juba diameeter või see diameeter nagu nii täis, et ta seda nagu juurde, seda mis viimane, millal ta oli paar aastat tagasi, millal see metsaseaduse muudatus oli, juurde seal midagi ei ole andnud. Ma küsin, miks seda siis huvitav nagu tehti või ma sain aru? Et see tehti pigem RMK riigimetsa selle aasta raiemahu arva erametsanduses, see ei mõjuta selleks, kui sa hooldad, majandad, siis reaalselt
ütlen ära, et kui sa majandad ütleme see põllu peale nagu istutad ja majandad sa metsa, siis seda puht põllu peal, kui praegu istutad metsa, siis maksimaalne vanus, siis mina arvestan kuskil 50 aastat isegi. Mitte 60 aastat ja see diameeter on täis, aga see on põld, see tuleb arvestada, see ongi puupõld, kus see tehtud on. Tahaksin Mihkel nagu seda mõtet nagu veel kord arendada, tõepoolest nende metsaplaanide tegemise juures omal ajal ikkagi põhiliselt konsultandid olid meil metsaga seotud inimesed, ega neid ökolooge väga palju juures ei olnud ja kindlasti Eesti on oma eeskujuks võtnud Soome metsanduse ja ka Saksamaal, nagu sina ütlesid, et me käisime ka hästi palju, vaatasime seda, mis Esseni liidumaal ja kuidas seal toimetatakse ja kuidas seda püsimetsandust edendatakse ja tegelikult meil oli 20 aastat tagasi oli ka selline plaan, et võiks seda püsimetsandust natukene rohkem propageerida ja sealt ka Schleswig-Holsteini liidumaalt tõime mingid spetsialistid siia, et nad hindaksid meie püsimetsade majandamise võimalusi ja tegelikult selline lühike konstanteering, kui nad ära läksid, oli see, et kindlasti võib Eestis nagu püsimetsandust arendada, kas peate puuliigid ära vahetama. Et selle kooslusega, mis meil on nende püsimetsanduse edendamiseks võimalused on suhteliselt väikesed, et me peaksime endale siia kirssi, pööki, okaspuud niimoodi segamini tegema ja siis on võimalik tõesti niimoodi, et mingil hetkel sa tood selle, jätad need tammed ja pöögid kasvama, sealt alt sa võtad, eks ole, mingil hetkel kuused välja ja tekitad sellise pideva ringi. Ja kindlasti seal on ka see ökoloogiline väärtus on nagu natukene suurem kui meie sellistes üheilmelistes vanades kuusikutes, eks ole, kui me võrdleme nüüd seda elurikkust, sina tead seda paremini, et kui me võrdleme nüüd elurikkust, eks ole, puisniidu mingisugusel alal, 1 hektaril ja siis paneme sinna kõrvale, eks ole, selle 90-aastase kuusiku, et siis mina ei tea, seal puisniidus võib olla, eks ole, ruutmeetri kohta kuskil 7-80 erinevat liiki ja kuusikus on, eks ole, kuusariisikas heal juhul ja siis mõned linnud ka, aga suhteliselt on ta ikkagi vaesem võrreldes sellega, eks ole, mis on sellises valges metsas, kus on, eks ole, kus on elu hulga tihedam. Lõpeta ära. Aga ma tahtsingi seda öelda, et ka eelmiste arengukavade tegemise juures tegelikult olid need ökoloogilised sisendid, et kui me vaatame seda esimest arengukava 2000, eks ole, siis seati eesmärgiks nende rangelt kaitstavate metsade osatähtsuse viimine 10%-ni, tegelikult oli see 7%. Ja järgmise arengukavaga, see, mis praegu kehtib, eks ole, selle arengukava kohaselt me pidime need rangelt kaitstavad alad viima kooskõlla nüüd metsade liigilise koosseisu ja nende tüpoloogiaga tähendab, eks ole, nende salumetsade kaitse alla võtmine oligi üks samm, mis selles suunas tehti, et see ökoloogiline pool on tegelikult olnud kaasatud, aga tõepoolest teda peaks nagu rohkem tegema ja rääkima sellest ka just nendest majandatavates metsades, et andma ka metsaomanikele just soovitusi, kuidas, eks ole, oma see kasum sealt metsast niimoodi kätte saada, et see jalajälg, mis selle tegevuse käigus, eks ole, tekitatakse, oleks võimalikult väiksem. Ja ma tõesti loodan, et selle arengukava tegemise käigus need diskussioonid, mis meil siin tekivad ja nad võtavad arvesse nagu mõlemad poolt, et ühtepidi on see, et meil on seda puitu tõepoolest vaja sealt metsast, ja teistpidi, eks ole, kuidas seda niimoodi teha, et need võimalikud kahjustused oleks seal minimaalsed. Et metsade Eestis meie kliima laiuskraadi arvestades meie metsade kliimaks kooslus on tõesti on kuusik, mis oma olemuselt on suhteliselt eluaene. Seal on võib-olla teatud liike küll, mis on olulise kaitsetähtsusega või haruldasi liike, aga liigilise sellel perioodil mõni 3-4 tuhat aastat tagasi, kus meil olid kuusikud olid maksimaalse levikuga, on toimunud ka kõige rohkem metsatulekahjusid, et see on üks viis, kuidas loodus ise ka reguleerib seda, et ta ei lase väga monokultuursete või monotüüpsete kooslustel tekkida ja seetõttu jah, tõesti nende kuusikute raiumisega saab luua mustreid, võtta loodusest eeskuju, see pole üldse paha, aga kui me nüüd räägime ka nendest puupõldudest ja mulle üldse ma ei tahaks, et see diskussioon nagu või arutelud läheksid sinna suunas, et me hakkaksime metsades kasutama mõisteid puupõllud, sellepärast et ma näen seal ohtu, kus siis järgmisena tulevad nii nagu põllumajanduseski, et meil on lubatud seal pritsida
väetada, mürgitada, teha midagi, sest et näed, see on ju puupõld, noh põllul ju tohib ju kõike seda teha. Et siis me oleme järgmise sammu teinud veel selle liigirikkuse, elurikkuse vähendamise suunas, et ärme kasuta seda mõistet puupõld. Aga ma olen nõus nagu sellega, et läbi sellise metsaomanike parema kaasamise, parema harimise me liiguksime ka selles suunas, et meil ei istutataks enam nii palju selliseid monokultuursena, vaid et me leiaksime seda puidu väärindamise võimalust, näeksime tulevikus ka selles, et selleks ei pea olema üks suur hiiglaslik tehas, kuhu kõik puud kõik kokku lähevad, ükskõik mida sa sinna sisse viid, vaid äkki on võimalik meil leida mingisuguseid muid viise, kus me ei pea nii laialt raiuma, vaid et ükshaaval välja võttes, mul meenub, alati ma toon näiteks ühe Vasseliina saekaatri omaniku, kes sattus ükskord välitöödel temaga kokku, ajasime juttu ja tema ütles, et tema ei viitsi väga palju tööd teha, temale meeldib saada autopagasniku täiest 200 000 eurot, ja et tema tegi söögipulkade hoidjaid Jaapanisse saatis, et kui me leiaksime selliseid kohalikke, lokaalseid väärindusvõimalusi sellisel viisil, ma saan aru, et praegust kõige suurem väärindusviis metsale käib meil kasepakk. Ma saan aru, et see puitmajade tehased ja need huugavad täiega, aga need vist ei ole enam Eesti puidu peal. Ma ei tea, kui palju seal Eesti puitud on veel sees. Korra publikust ütleks vahemärkida. Kas see mille märksite selle Kairivonuse alandamise kohta ja selle, et teed just selles mõttes nagu, et kui ta aluseks jätkusuutliku maailma, siis nagu see ajastus oli ju täiesti kohutav, et kui meil samal ajal jõuab väga palju puid sinna Kairivonuse alandusesse, siis samal ajal veel alandada seda annust, et kogu hulk kasvaks, mida võib ka nagu oli nagu tõesti, kui seda ka pidi alandama seda, siis see ajastus oli täiesti kohutav selles mõttes. Ja seal oli üks põhjus oli ikkagi ka see, et see suur osa nendest hästi viljakatest kohtades kasvavatest kuusikutest olid haiged. Ja see ei olnud nagu, ütleme, metsatööstuse välja mõeldud, vaid see oli just nagu metsateadlaste poolt välja pakutud, et võtke nad varem maha, et siis nad ei jää haigeks. Mis haigus neil oli? Juurepess. Aga miks siis Eestis ei pritsita, aga Soomes pritsitakse? Need olid 6-70 aastased kuusikud, mida oleks pritsimine pidanud siis, kui nad kasvama hakkasid, aga nad hakkasid kasvama hobuse heina või hobuse karjamaale, eks ole, ja keegi nagu tegelikult ei olegi neid ju sinna istutanud ega hooldanud, need olid suuresti loodustekkelised. Aga kas Soomes ei ole siuke seadus, et kui sa harvesteriga kuusikut maha võtad, et siis sul peab olema harvesteriga üles siuke paagikene, mis pritsib nende kändude peale? Rotstopp on seesama, eks ole, mürgi kasutamine, millest me räägime. Minu arust rotstopp oli ju teisest seenest tehtud liotis. See ei ole mürk ju. Ja, aga see on nagu... See on bioloogiline tõrjevahend teise liigiga... Seda küll, aga see ei ole mürk. Praegult me rääkisime tegelikult mitte hooldusreede tegemist, me rääkisime sellest, et viljakate kuusikute vanus toodi alla ja see viljakate kuusikute vanus toodi alla sellepärast, et seal terve puit kätte saada. Palju Eestis tehakse hooldusraiet üldse nagu protsentuaalselt? Lageraiet tehakse minu arust mingisugune 90% tuuri keskmiselt. Eks ta nii ongi, jah. Aga kas meil oleks nagu mõistlik ka tegelikult liikuda ikkagi selles suunas, et me sellest metsalainest kuidagi ikkagi välja saaks. Sest et ma arvan, et see oleks nii metsa majandajatele kui ka metsast või puidutööstusele ju mõistlikum investeerimiskeskkond, kui on teada, et see puiduressurss, mida kasutusel võetakse, oleks stabiilne, ühtlane, et seal ei oleks mingisugused tohutud lained, et sa mingil aastal teed endale saekaatrile või tööstusel teed mingid investeeringud ja siis paari aasta pärast selgub, et oplaaga. Aga selle peale ütles Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja ja ka Keskkonnaministeeriumi esindaja kunagi, kui seda sai küsitud, et aga see ei ole meie asi. Et mida see on nende, see on äririsk. Selle ametniku nimi on Kalle Muuli. Okei, aga tegelikult üks moment, võib-olla ma natukene seletan. Teine oli Kalev Kallem. Ma seletan seda tausta, eks ole.
me oleme üsna sarnases olukorras oleme lätlastega ja lätlased said oma seda know-how'd said, eks ole, kuskilt Rootsi poole pealt ja meie siis kasutasime rohkem Soome ja Saksamaa spetsialistide abisid ja tegelikult mõlemate riikide puhul, nii Läti kui ka meie puhul öeldi, et teile tuleb nende keskealiste metsadega, eks ole, lähitulevikus suur jama, siis kui nad kõik küpseks saavad, eks ole, te olete selle fakti. Küpsus on inimeste välja mõeldud. Okei. Välja mõeldud või mitte, aga tähendab, nad teadmata meie seda küpsuse kriteeriumit, nad ütlesid, et teil on hästi palju, eks ole, siia keskele kokku kogunenud ja kui 20 aastat edasi läheb see, kus me täna oleme, siis seal tekib seda see ongi maha võetud kõik ju. Ei ole. Ikka veel ei ole. Midagi on alles või? Luba ma räägin, eks ole. Räägi, aga see kõlab nagu utoopialt. Aga... Et see ikka veel on metsa alles kuskil või? Selline raamat nagu aastaraamat Mets 2017, seal on ilusti kirjas, eks ole, kui palju ühte, teist või kolmandat asja meil on. Meil ei ole metsamaad. Palju meil on küpseid, palju meil on männikud, palju meil on kuusikud. Enne kui selliseid ütleme, suuri arve või argumente välja tuua, tuleks vaadata seda, et mis meil tegelikult see seis on. Ja ma kirjeldan seda olukorda, kuhu me oleme sattunud, eks ole, et meil oli 40ndatel aastatel toimusid mingid protsessid, eks ole, mis lõppesid 49. aastal inimeste äraviimisega, mille tulemusena väga suur osa territooriumist, eks ole, muutus, see maakasutus muutus. Me ei ela enam 49. aastal. Jah, aga sinna kasvas see mets peale, mis täna on küpseks saanud. Ta ei ole niimoodi, et sa oled kogu aeg seda maja... Siis tuleb taastamine, aga miks me siis ei taasta näiteks tundra metsa? Tuua nagu näiteks, et me taastame mingit 70 aasta tagust olukorda, see on ju jabur ju. Miks me siis ei taasta 400 aasta tagust olukorda? Me elame täna selles olukorras, et meil äkki tekkis, eks ole, 500... Mets tungib peale. Meil äkki tekkis 500 000 hektarit sellist metsa, mis täna on küpseks saanud. Sest et vahepeal elasid inimesed, kes oskasid nagu väärtustada seda, et metsad on alles, et külade ümbert ei raiuta. Ma toon lihtsa näite. Meil on Riigimetsa Majandamise Keskus. Riigimetsa Majandamise Keskus raiub niimis sõge. Eelmisel aastal raius 11 000, üle 11 000 hektari lageraiega. Nii, on ju. Sai 200 miljonit eurot käivet, sai 80 miljonit eurot kasumit. Ja siis on küsimus, et aga kui palju on palju, et millal tuleb see piir ette, et kui keegi ei tea, kui palju on 11 000 hektarit, siis see on nagu väga suur ala, see on tunduvalt suurem näiteks kui Muhu või see Vormsi saar, et millal siis on piisavalt. Ja kui me nüüd mõtleme, näiteks ma toon lihtsa näite, 2017 oli RMK kasum 50 miljonit eurot, nii, ja sellest maksti riigieelarvesse 30 miljonit. Samal aastal minister Kiisler suunas puidutööstuse parendamise projektidesse 25 miljonit eurot ja siis samal aastal veel lisas 10 miljonit eurot. Ta tähendab 35 miljonit eurot. See summa, mis RMK raius, läks ilusti puidutööstuse parendusprojektidesse. Ja nüüd, kui me paneme sinna juurde näiteks ka Erametsakeskuse poolt jagatavad rahad, siis me saame teada, et RMK isegi ei raiu seda summat välja, mis läheb puidutööstusele ja metsaomanikele tagasi. Et see tuleb nagu riigieelarve teistest osadest. Väga raske on sellist... Ja mis point on siis üldse raiu? Väga raske on sellist... Et väga raske on selliste laest võetud numbritega. See esimene ots võis ju õige olla. Ta ütleb, et ei läinud 2017 ei läinud riigieelarvesse 30 miljonit RMK-st. See oli õige. Nii? Aga see järeljutt, eks ole... Puidutööstuse parenduse projektidesse ei läinud 25 miljonit pluss 10 või? Kas vaatame Keskkonnaministeeriumi ja KIK-i nagu aruannetest järgi? Ei no jaaga. Asja iva, Andres, asja iva on see, kui siin teine inimene väidab, et see, mida ma räägin, ei ole nagu tõene. Siis palun. Las ta siis palun selgitab. No selgita, kus sa ütled, et see on tõene? Temale seda teile ära rääkida ilusasti. Kuidas sellega on? Nüüd tehke palun sama. Andres on Erametsaliit, mitte ei ole Keskkonnaministeerium. Ei no isegi see, et mul on see taust on Keskkonnaministeeriumiga seotud, see ei tähenda seda, et ma ei teaks seda, kui palju anti siis mingitele ettevõtetele kas toetusi või muid asju ja kindlasti need numbrid ei olnud nii suurest. KIK-i kaudu midagi toetati, aga mitte selles summas. Ja see, mis RMK, eks ole, kasumit teenis, siis see, mis sealt riigieelarvesse ära võeti, selleks riigieelarvesse, aga need ülejäänud kasuminumbrid, need investeeriti kas metsateedesse või metsa uuendamisse või kus iganes.
tähendab, ega seda raha ei jaotatud tööstusele laiali, nii et see on väga kuidas see jaotatud? Tööstus ju palgatakse, RMK ei raiu ju ise midagi. RMK palkab tööstuse raiuma. Metsafirmad ju raiuvad ja saavad raha, see tähendab, RMK ju jaotab selle raha metsatööstusele laiali tegelikult. Selles mõttes, et pole ju pointi raiuda, kui see raha läheb tagasi nendele, kes raiuvad. Raiutakse raiumise pärast. Kui sa seda nimetad nüüd tagasi investeerimiseks, siis see on muidugi väga kummaline. Mis mõttes? 50 milli, 30 milli läks riigi eelarvesse. Okay. Nii, las vahepeal Mihkel Kangur räägib. Ma tahtsin seda selles suhtes, me peame, meil on paratamatult see metsalaine tulnud ja me peame nagu leidma nüüd selle viisi. Ma olen endiselt seda meelt, et me peaksime saama selle suure laine enda metsadest välja. See laine tekkis, mina olen sellest niimoodi aru saanud, kuna ma olen seda metsade arengut viimase, paleökoloogias siin on erinevad meetodid, kuidas asju uuritakse, aga et just spetsiifiliselt ka viimast 200 aastat uurinud. Ja seal on nagu väga selgelt näha see pärast teise maailmasõja järgne situatsioon, kus tõesti ühest küljest jäid talud tühjaks ja teisest küljest, kuna põllumajandus muutus, tankitööstusest jäi üle nii tohutult suur kogus mootoreid, mida pandi siis traktorite peale. Nende traktoritega ei olnud võimalik neid Eesti muidu väikseid põlde harida, tekkisid kolhoosid, kus põllud olid suured ja need metsad tõesti istutati täis ja sealt on tekkinud väga järsk, väga kiire metsastumine Eesti maastikesse küll. Aga nüüd me peame leidma siit kuidagi selle tasakaalu, et me saaksime tagatud endale nii need looduskaitselised vajadused kui ka mõistlikus koguses majandusressurssi endale. Et see on nüüd selle arengukava väga oluline koht, kus ma olen ikkagi seda meelt, et võib-olla, sest et soomlased ise ei ole praegu, Soome metsaökoloogid on väga selgelt tõstmas pead ja hädakisa, et see, mis on juhtunud Soomes metsandusega, et see ei ole olnud kõige mõistlikum. Et me oleme ka sellest õppustatud, me ei saa minevikku muuta, paraku niimoodi ta on läinud, aga et äkki praegust me saaksime ikkagi seda kurssi suunata rohkem tunduvalt ökoloogilisema käsitluse suunas, et see on meie kaitse kliimamuutuste vastu, bioloogilise mitmekesisuse vähenemise vastu, et me hoiaksime enda metsi liigirikastena ja seal erinevate majandusvõtetega me saaksime seda teha ju nii, et on tagatud metsaomanikule mõistlik tulusus, kui ka siis need ühisvara väärtused tagatud. Nii. Mul on teile või põhimõtteliselt, ütleme, ma olen isegi proovinud ka ükskord rohelistena olla, et tahtsin ka metsandust ja looduskaitset nagu kuidagi proovida, et ühisraua taga või leida neid keskteid, aga sellest ei tulnud absoluutselt välja ja praegune kõige elementaarne näide on see, et mismoodi, et praegu nagu näiteks kaitsealadel on jälle see on nüüd looduskaitsjate selle, kuidas on, metsaseadus praegu pandi parandused põhimõtteliselt näiteks püsimetsandus kaitsealadel praegu on keelatud, aga tulundusmetsas, majandusmetsas on lubatud ja tänu just selle suhtes, et need, kes laua taga on osapooled või üks pool ei ole endale elementaarseid põhimõtteid selgeks teinud ja ta ei tea näiteks, et mida mingi metsandustermin tähendab ja siis juhtuvadki sellised asjad, et mis üks osapool, näiteks looduskaitsebioloog mõtleb, et see tähendab seda metsameeste oma või oma termin tähendab seda ja tulemus tulebki nagu bardakk, nagu praegu on nagu need põhimõtteliselt nõukene tõlgendus või looduskaitseseadusesse pandi looduskaitse poole pealt see termin, et valikraietel anti seal teatud parameetrid välja, mis tähendab põhimõtteliselt keelab või ta ei luba omanikul metsa püsimetsana majandada. Ta saab püsimetsana majandada uuendusraie nime all, aga mis see mõiste on? Valikraie, need tingimused, et millel see peab vastama ja seal on need tingimused nii suured või nii kõrged pandud, et põhimõtteliselt seda ei ole võimalik metsaomanikul jälgida, aga tulundusmetsas jälle on, metsaseaduse järgi on võimalik püsimetsana majandada ja teatud metsatüüpe saabki majandada püsimetsana ja ma arvan, et väga paljud metsaomanikud, ka isegi need, kellel on maja ümber ja majandavadki metsi
noh, põhimõtteliselt nagu püsimetsad. eks see meie metsaomandi ongi väga-väga kirju, et meil on metsaomanikke, kellel on metsa üle 1000 hektari ja meil on metsaomanikke, kellel on 5 hektarit ja noh, kõik nad, eks ole, tegelikult peaksid kuidagi oma asjadega hakkama saama ja neid metsaomanikke, kes ikkagi oma aknast hommikul oma metsa näevad, jääb järjest vähemaks. Metsaomanik on oma metsast, eks ole, kaugemale läinud ja tõepoolest ei ole tal seda emotsionaalset sidet ega tal ei ole üldse sidet sellega. Ta lihtsalt teab, et kuskil on mingi asi, mis kasvab, et ka häda käes on, siis saab minna sinna ja vaadata, kas sealt saab midagi realiseerida, millest siis oma neid muresid ja probleeme lahendada. Et see on see reaalsus, kus me täna elame. Ja kindlasti see ka nende metsaomanikene selle ökoloogilise teadmise viimine on kindlasti, seda peab tegema, jah. Sellega ma olen nagu 100% nõus, et meil on metsaomanik täiesti seinast seina. Ka suurte metsa nagu firmadena tegutsevate omanike seas on see arusaam on täiesti erinev. Täiesti erinev, jah, täiesti seinast seina, et ja suure huviga hakkan tegema seda metsaühistute uuringut nüüd kevadel ka, et aru saada sellest mõttemaailmadest ja piltidest ka, et mis erinevates seltskondades on. Et kindlasti on nii nagu väga paljude majandusharude või eluvaldkondade juures metsanduses siis need kährikud on ju, kes tõmbavad kõige rohkem seda vett peale, aga samas me peame tunnistama ka seda, et ka RMK on muutunud riigi jaoks parajaks selliseks lüpsilehmaks, kelle käest, kust võetakse riigieelarve aukude lappimiseks vajadusel raha välja ja sa ise kuusud seda juttu või? Et RMK lüpsileht, kus võeti 10 miljonit välja, 2 kuud hiljem andis Kiisler 10 miljonit puidutööstuse ressursitõhustuse toetamise projektidesse juurde. Näed, palun vaga. Kuidas tundub? On 35 miljonit. See ei ole ühe aasta, see on sealt, mida saab, eks ole, küsida. Suurendas vooru eelarvet 35 miljoni euro. Vooru eelarve, see on, eks ole, mingi 10 või 6 aasta peale. Ja. Kuidas nüüd siia teema, millest me alustasime, ehk et just see liigirikkuse teema metsades ja kuidas seda liigirikkust siis säilitada, et kuna siin Andres Talija tõi ka välja, et tegelikult peaks metsaomanikele andmagi neid õpetussõnu ja seda ja neid siis toetama selles, et säilitada siis metsades siis, et meie metsad olid liigirikkamad ja et kas siis ka istutama mingeid teistsuguseid puuliike rohkem siis Eesti metsadesse, seega siin nagu tundub olevat mingisugune konsensus. Et siis et liiguks siis selle juurde, kuidas siis seda olukorda lahendada, et millest nüüd peaks alustama, et vähemalt on hea, et see metsanduse arengukavaga nüüd tegeletakse, et kuidas teile, Peep, tundub, millest peaks alustama pihta? Ma arvan, et peaks kuidagi ära liikuma sellest, et mets tähendab ainult arve või numbreid, et väga raske on panna kõike elurikkust kõike nagu numbritesse, aga tihtipeale on just see nagu põhiline argument, et see toob nii palju sisse, see toob nii palju sisse, see toob nii sisse. Ja kui näiteks meie loodusturismi ühinguna meil on keeruline mingit numbrit panna kõrvale, et kas on selle arvukus vähenenud, on siin seda raskem näha, et tegelikult on ka, ma ütleks, loodusturism on näiteks üks alternatiiv, väga hea alternatiiv. Et lõpuks nüüd me saame jälle mingi numbri kõrvale panna, et näiteks turism üleüldiselt Eestis moodustab SKP-st 8%, sest nüüd Statistikaamet avaldas ja loodusega seotud on sealt 37%, mis siis tähendab, et see on ikkagi rohkem kolmandik ja see on siiski väga oluline, et täpselt, et kui sa küsisidki, et kuidas nagu, et kui sul ongi see kakk või asi, siis see on näiteks, ma usun, et kui sul on see näiteks külaliste maja, midagi seal, see on üks alternatiive, et mitte ei olegi see ühekordne tulu, mis sa sealt saad, vaid sa saadki seda panna nagu pikemas perspektiivis mängima. Ja see toob samamoodi, on suur, kuidas ma ütlen, tööandja väikepiirkondades, et see võiks olla minu arvates üks näiteks alternatiive, kuhu liikuda. Et see, et kui sul on, et anda mingisugust passiivset sissetulekut või siis see, et siis juhendada inimesi, kellel on siis mingid... Jaa, et inimesed võiksidki näha, et tegelikult see, mis meil on, et seda pole enamus Euroopas.
et seda nad tulevad kõik vaatama siia. Ja nagu on loll seda lihtsalt nagu käest lasta. jah, kuna mujal Euroopas seda väärtust on niivõrd vähe järele jäänud ja maailmas jääb seda kohutava kiirusega järjest vähemaks, siis paratamatult kindlasti see moodustab metsad, looduslähedased metsad, sellised, need muutuvad järjest väärtuslikumaks, et seetõttu kindlasti tasuks neid hoida, et palju kergema vaevaga saaks selle kopika endale teenitud. Aga sellest metsade väärtusest rääkides lihtsalt üks näide, et 2 aastat tagasi, jah, me tegime Päästeameti tellimu, palvel tudengitega tegime ühe sellise kalkulatsiooni, hindasime ära ühe metsatulekahju hinna ühiskonnale. Lõuna-Eestis üks reaalselt toimunud metsatulekahju, selle puhul tudengid kalkuleerisid 3 erinevat stsenaariumi. Üks oleks see olnud, kui metsatulekahjust oleks kohe teada saadud ja poole tunni jooksul, nii nagu see Päästeameti reageerimiskiirus sellistel aladel olema peab, poole tunni jooksul oleks kohale jõutud, oleks ära kustutatud, oleks põlenud kuskil 3 hektarit metsa ja seal kõikide ökosüsteemi hüvede väärtusi kokku arvestades, nii palju kui me saime, kõiki me ei jõudnud teha, ausalt on väga raske rahasse ka tõsta. Me saime, et see on kuskil 60 000 euri oleks ära põlenud seal. Kui ma õigesti mäletan numbrid, ma umbes suurusjärkudes räägin. Reaalselt põles, kas oli, kurat, mu numbrid on nii meelest ära läinud. Reaalselt põles, igal, ma mäletan, et see summa oli 800 000 kuskil ja sellest pool oli ainult see palgi hind. Ja kui me Päästeamet kohale oleks tulnud, oleks see põlenud kuni looduslike piirideni, et siis oleks olnud 12 miljonit väärtus kadunud ühiskonna jaoks. Nüüd, kui palju sealt on nagu sellised, mis reaalselt oleks siis nagu kaubastatavad või maha müüdavad, see on nagu ise küsimused, et seal on süsinikuringed ja sellised asjad ka sisse arvestatud. Aga nad on reaalselt meie ühiskonna jaoks on väärtuslikud. Ja me sügisel Indrekuga olime ühel metsanduse kursusel, kus me lihtsalt kaardistasime ära, millised on nagu kogemused, mida me oleme kuulnud, mida me näinud, mida kõike metsast saada on peale selle palgi veel. Ja me saime kuskil, see oli mingi paarsada nimekirja kuskil, jah, sellise nimekirja, mida kõike tegelikult saaks metsast veel kaubastada selliselt, et seda metsa palki ei peaks maha võtma või et sellega juurde. Et ma arvan, et ka siin on meil tegelikult seda... Seal on alates... Aga nüüd ütleme just rääkides, et kuidas siis nüüd lahendada seda olukorda? Ja see ongi, nüüd on ka selle... Võimalusi on palju. Ja see ongi selle arengukava küsimus, aga see on ka meie metsanduse ja ütleme selle ettevalmistuse küsimus. Ja kindlasti see on see koht, kus ka ütleme, et ökoloogid ja metsanduse inimesed, nad jõuaksid ka läbi diskussioonide, et senikaua, nagu ma esimese sõnavõtuna ütlesin, et senikaua, kui inimesed räägivad, on võimalik veel ikkagi jõuda kokkuleppele, et me peame igal juhul püüdlema selles suunas väga kindlalt ja ausalt, et me tahame ühiselt hoida seda loodust ja tahame leida mõistlikud majandamise viisid seal ja neid on olemas, aga meil on väga kitsalt, me oleme kinni lageraietes ja selles kitsas sektoris. No see lageraieks, aga ega ongi, et inimene ju kogu aeg niimoodi areneb või õpib midagi juurde või saab uusi kogemusi ja ma ütlen, et mul on ka kogemusi on metsatulekahjudega ja üks niisugune suuremaid asju, kus ma pidin toimetama, oli siis 95. aastal Vihterpalus põlemine, mis läks sinna ka kuskil üle 500 hektari. Aga just, et selle põlengu peale olles mul oli üks kõne oli ühe Rootsi kolleegiga ja ütles, et me oleme siin metsatulekahjul, tema ütles, et oi kui tore. Tähendab, et seal oli just nagu päevakorras see, et selleks, et seda mitmekesisust suurendada, nad hakkasid oma metsakultuure põletama, teadlikult põletama, selleks, et saada ka selliseid alasid, kus on põlendik, et seal põlendiku peal need protsessid toimuvad. Meile tundus see täiesti niimoodi mõistuse vastane, et kuidas siis niimoodi. Nüüd on praegu 2019 ilmast või 2018 Vikipalu aegviidu põleng, millegi pärast RMK raius kõik selle lagedaks pärast põlengut. Isegi need kohad, kus põlengut ei toimunud raius lagedaks, kvartalite kaupa raius lagedaks. Eelmise aasta üldse Eesti ajaloo üks suurimaid lageraieid,
mingit ökoloogid ja mitte ühegi, no me Eesti Metsa Abiks võttis ühendust kõikide ökoloogidega, küsis, kas kellegi käest küsiti Vikipalu raie, kõigepealt oli tulekahju ja siis oli raie. Aga no ma tahtsin nagu seda rääkida, et see teadmine, lageraie see selleks. Tohib ma lõpetada, et see teadmine metsameesteni, et läbi selle tulekahju tuleb metsas, eks ole, mingisugused elupaigad juurde, mida seal varem pole olnud, seda meile küll koolis räägiti, aga seda ei teadvustatud. Aga kas te siis näetegi, et võib-olla et peaks küll üks asi ongi, et nende inimeste nagu see ökoloogiline nagu silmaringi laiendamine läbi just nende igasuguste elujuhtumite viibki sellele, et võib-olla see elurikkus hakkabki suurenema nendes, noh, me teeme tegelikult võib-olla metsas, eks ole, teadmatusest valesid otsuseid, kui me toimetaksime teistmoodi ilma, et see nüüd mingisugust rahalist kaotust tooks, eks ole, või me saaksime parema tulemuse, et see vastastikune informatsiooni vahetamine, nii nagu metsainimesed peaksid, eks ole, bioloogidele seletama nagu seda metsakasvatuse põhitõdesid, nii peaks, eks ole, see bioloogiline pool või see ökoloogiline pool jõudma ka rohkem nagu nende praktiseerivate metsameeste juurde, see, et nüüd RMK kindlasti ta kõik seal peaks olema, ütleme konkreetsetest lahendust rääkida, on kaks väga konkreetset lahendust. Üks on see, mis Erametsaliidule ka kindlasti meeldib, on kui eraomaniku kinnistul on olemas kaitsealune liik või mingisugune loodusväärtus, siis selle eest tuleb maksta sellist hüvitist, mis kompenseerib aja jooksul sellest metsast puiduna saadava kasu. See tähendab, kui sul on seal mingisugune, ma ei tea, hektar mingisugust kaske ja siis seal selles ütleme, puistus elab mingisugune kaitsealune tegelane, siis tuleb nagu vaadata, et sa saad, et näiteks selle kase saab mingi summa, selle 1 hektari eest saab mingi summa näiteks, ma ei tea, 10 000 on ju, kui sa nüüd kohe lagedaks võtad, et sa saad selle konkreetse hüvitise, aga millegipärast seda hüvitist ei ole aastate jooksul tulnud, kuigi need summad, need on tegelikult võrreldes näiteks sellega, mida puidutööstusele nagu antakse. On väiksed. Ja teine lahendus on see, et kaitsealustes kohtades lõpetab riik kindlasti nagu raiumise ära või siis sellistes kohtades, kus on mingi loodusväärtus, mis läheb ka metsaseaduse ja looduskaitseseadusega vastuollu nendes raiumine. Et kui sul on ikkagi seal mingisugune kakk või on seal mingisugune mis iganes, mingi taim on seal. Et siis ei pea riik minema sinna raiuma ja ta leiab selle teise koha. Kas meil seal lihtsalt ka, et mulle endale nagu meeldiks rohkem see, et kui me rohkem võtaksime arvesse sellist elupaiga tüüpi ja asja, et ma olen aru saanud, et kas Nõmme metsades või kus on, et tegelikult oleks mõistlik aegalt ka ikkagi raiuda, kas ka lendorava puhul ei ole see, et aegalt, et seda haava peaks nagu natukene Metsise puhul on vaja. Metsise puhul, et ta ei võsa. Lendorava puhul Estonian Cell RMK lepingu kaudu raiubki. Jah, aga et võetaks rohkem selle raiumise planeerimisel ikkagi arvesse seda elupaiga tüüpi. Seal on see sama küsimus ikkagi see kas või selle sama saemehe käitumine, et kui ta läheb sellisesse haavapuudega metsaosasse ja näeb seal selle kännu all neid väikseid roosasid asju, et mida ta siis teeb? Ta tõmbab sae käima ja laseb selle puu ruttu maha või läheb siis kuskile teatama, et ma leidsin väga haruldase asja. Ja harvesteri roolist on väga sitt. Harvesteri mees saaks aga 90% on harvesteri. Ei no aga mis see lahendus on, eks ole? Makstakse raha selle eest normaalselt, kui sa leiad selle kaitsealuse liigina. Need on need inimesed, kes metsas liiguvad, eks ole. Ja me peaksime nende käitumise viima nagu sinna maale, et tõepoolest, kui ta näeb seda haruldast asja, et siis ta oskab seda hinnata, ta tunneb selle ära ja ta teeb selleks midagi, et seda asja seal säilitada. Arvestali, et teie siis nagu näetegi seda pigem, et te praegu tõitegi välja just seda teadvustamise poolt, et tuleks siis inimesi harida sellest, et keegi lahtised silmadega näete kakku, siis saage aru, et on oluline. Aga kas on ka mingid sellised rahalised, finantsilised, majanduslikud mingid meetmed, mida peaks ka kehtestama või mida annaks kehtestada?
no ilmselt see motivatsioonipakett peaks seal kõrval olema ja praegult ongi, et tõepoolest need suured metsaomanikud, kes majandavad 1000 hektareid, nendel on juba endalgi need mingid vabatahtlikud alad, eks ole, kus ta ütleb, et noh, ma olen näinud neid asju, et noh, siin on siuke kihvt koht, ma hoian seda, et siin võib nagu noh, ütleme piltlikult öeldes nukitsame ja filmi teha, et ma tahangi, et ta ongi selline, et see ei ole mingisugune veeb, keegi mulle selle eest ei maksa, ma hoian seda oma jaoks, ma käin oma külalistega siin. Ja häid inimesi on alati, see on tore. See on kiht koht, aga kui mul on metsa, kui mul on metsa 3 hektarit või 5 hektarit, eks ole, siis minu jaoks selle harulduse tekkimine sinna on probleem. Ma ei saa endale, eks ole, põlve ja liigest ära vahetada, ma ei saa mitte midagi teha. Aga see on ainult sel juhul, kui sul ei ole teadlikkust, mida sa selle metsaga teed. No, tema jaoks peab olemagi mingisugune võimalus see asi siis kuidagi millegi vastu ära välja vahetada. Eks meil on nagu see häda, et nagu me teame kinnisvaraturul ka, et kui saadakse vanaema korter kätte, siis kõik 4 lapselast tahavad korraga miljonäriks saada. Et see ettekujutus, et me võtame metsa maha, siis ma saan tohutult rikkaks kohe, et see on ka väga paljude väikeste metsaomanike, kes selle metsaga kokku puutunud, ei oska sealt neid väärtusi leida ega mitte midagi. Aga mina ütlen, et see on natukene probleem, et meil tõesti harvesteri vennad, kui nad ei suuda isegi jugapuud ära metsast tunda, et nagu see Saaremaal juhtus. Pimedus lõikes. No neil on ikka tuled sellised. Et siis on ikkagi ka asjad baas. Tuleks harida inimesi. Kindlasti tuleks harida ja tuleks vaadata, et kes seal metsas nagu ka toimetavad ja mina, see, mis me oleme põgusalt, me erakond kuskil ei jõudnud ja need diskussioonid väga kaugele jõudnud, aga et seal kindlasti võiks olla, ma ikkagi rõhuks sellisele ühisvarale või ühisvara tragöödia on üks mõiste, mille nagu mängida, et mitte ühisvara nagu abieluvara. Et kui need metsaomanikud, kes majandavad enda metsa selliselt, et seal ökoloogiline väärtus kasvab, selle looduskaitseline väärtus kasvab, et seal on kaitsealuseid liike rohkem, et ta aitab meil toime tulla tuleviku kliimakatastroofiga ja nii edasi, siis need metsaomanikud, kui nad kaotavad ka tulus, see peaks olema kindlasti kuidagi kompenseeritud, kuna nad osutavad ühiskonna jaoks väga olulist hüve siis. Aga samal ajal see, kes ikkagi lausaliselt võtab seda lageraiet ainult kasutab, siis ta hävitab seda ühisvara ja siis see peaks olema nagu väga selgelt maksustatud. Kas liigirikkuse säilimise teema? Ei, mina tahtsin selle suhtes, et just kogemustena just selles suhtes isiklikult näen seda, et seda liigilist mitmekesisust suurendada, siis oma turundusmetsades võiks kohe, mina näen, et mingi osa majandamisest välja jätta. Et ma olen tahtnud väga riigiga neid kokkuleppeid teha või käia nagu spetsialistiga, nagu ökoloogiga näiteks, et võtame kas praegu, ma pole turundusmetsas küll. Et hinnata metsa. Ei, just, et väärtused seal ära, milline osa see kõige väärtuslikum on või mis on, et vabatahtlikult olen nõus, selle jätaksime majandamata, aga see praegu tänapäeval 21. sajandil on välistatud sellepärast, et ei ole mul ei ole esiteks sellised ametid, looduskaitse, näiteks need praktiliselt metsa ei tule, kui tuleb üks tammik, see tuleb kinkadega see metsa äärde ja asi selleni muutub. Aga see võiks olla üks selline asi, mida võiks ju alla ülikoolide inimestega ja täitsa ju... Metsa hindajad. Ei, mitte metsa hindajad, aga et sellist, ongi metsaomanikul või siis sellel metsaühistul näiteks on tal võimalik kutsuda, et kuulge, et teeme sellise arutelu õhtu, vaatame koos sellele metsale otsa, et tuleks see metsa... Äkki siin see mõte võiks olla see, et tuleb teha Eesti metsa inventuur. Et üleüldiselt, et tuleb teha, et see on hea mõte, et Eesti metsa inventuur teha, et vaadata palju seda metsa on, kus seda metsa on, milline see metsa on. Ja see võiks olla siuke nagu suurem asi, mitte lihtsalt SMI pealt vaadatud, aga siuke laiaulatuslik. See on hea mõte üle, et selle võiks tegelikult täitsa nagu kui palju meil on üldse päris elupaikade spetsialiste? Üle 200. See tähendab, aktiivsed on alla 30. Ja taheti hakata neid litsenseerima. 30 inimest ei ole suutelised, ühesõnaga umbes 10 aastat suutelised selle Eesti ära võtta. Mitte lühem aeg.
mina tahaks ikka. räägime reaalsetest asjadest. See tähendab see, et toome näiteks kõikvõimalikke Soomet ja Rootsit, eks ole, et meie spetsialistid toovad ja nemad hindavad. Need on kõik praegu punases tsoonis olevad riigid. Me peame meenutama seda ja Peep ütles niisuguse asja, et 37% kogu eelmise aasta turismitulust oli seotud metsaga. Loodusturismiga. Mis see ääraliselt tegi? Üle 2 miljardi on kogu turismi käive. Järelikult 0,7 miljonit, see tähendab 700 miljonit. Et küsimus on see, et läbi selle on tõesti võimalik minna järgmisesse tootmisesse. Lisaks, eks ole, ka praegune teadlaste lisarahastus, mis peaks minema protsendini, eks ole, mis võiks tulla südamerahuga nagu rakendusteadlaste. Ärme sellele teele läheb. See tähendab, ega küsimuses ei ole selles, ega see ei ole määratlus, vaid ja katsume, nii ja meeleks muidu debatt läks väga pikaks, igal juhul nii. Ja nii, et teemegi viimased sellised mõtted ja siis proovime selle debati ilusti lõpetada, nii Peep. Mul lihtsalt ongi kommentaar, et viimast olen kuulnud, et Alutagusel praegu Lendoravaga on nii, et tehakse eraldi metsamajanduskavasid, mis on siis head, nii, mis ei. Ei tehta, see on, tehakse küll, aga kompetents on niivõrd vilets, et need ei vasta tegelikult. Kuidas te hindate seda või mille järgi? Ma olen ise metsakorraldaja. Okei, arusaadav. Ju siis ei tehta, selge. Ei tehaks, aga... No seal on Soome metsahallitus on nagu abiks, et küll nad aitavad siis teha. Praegu ei isegi Eesti pool mismoodi tegema hakata. Peep Prokk, soovite veel midagi lisada? Ma lihtsalt ei ole nii asjadega kursis. Aga jah, ma sooviks veel küsida seda veel Andres Talijärve käest, et tegelikult ju Indrek Vainu tõi selles mõttes ju päris nagu normaalse ettepaneku, et kui sul on mets, kus elab mingisugune liik, et siis ära võta seda maha, ära müü neid palke kuskile siis välismaale maha või siis mõnele tehasele, vaid me maksame sulle hüvitist selle raha, mis sa muidu saaksid, kui sa müüksid selle metsa maha, maksame sulle rohkem selle eest. Kas see võiks praktikas toimida? No kindlasti ta mingil määral aitab olukorda parandada, aga teiseks, eks ole, arvestades seda Eesti riigi rahakoti suurust, et me kõiki neid 3. ja 2. kategooria liike ei suudaks nagu ära kompenseerida. Et siin on ikkagi, arvestades seda, et meie elujärg natukene kogu aeg pidevalt paraneb. Ja inimesed muutuvad natukene maksujõulised. Täna on mingisugune suur osa inimestest, eks ole, sõltub sellest metsast saadavast tulust ja nende jaoks on see probleem, kui see tulu väheneb. Ütleme see sama Saksamaa näide või ka kuskil rikkad rootslased, et nemad ju tegelikult ei saa nende veppide kaitsmisega muude asjadest mingisugust hüvitist. Nad lihtsalt oma arusaamises ongi sinnamaale jõudnud, et seda tuleb teha. Ühesõnaga võiks teha. Ja ikka natuuraaladel saadaks ju hüvitist ju. Kus? Natuuraaladel saadaks ju hüvitist. Kes? Need, kes on Soomes. Ei, ma ei räägi Soomest, see ütlesid Saksamaast. Jah, ei seal ka ei saa, sellepärast, et seal on kõik natuura riigi maa peal. Aga mis on kui vaadata seda, et kuidas meie küla on arenenud, siis ka seal külas, eks ole, ei panda ju kogu seda õueaiamaad, eks ole, mingite juurviljade alla. Tegelikult inimesed, eks ole, kasutavad maad ka selleks, et lihtsalt hea elus oleks, et sa saaks midagi muud teha. Ja täpselt see metsas võiks ka tulevikus minna nagu sinnamaale, et inimesed lihtsalt oma teadlikkusega hoiavadki neid kohti nagu ilma igasuguse... Ja ka arvesteri liising vajab maksmist. Selge, igatahes olgu, igal juhul me oleme kõik konsensusele, et teadvustama peaks ja siis vastavalt siis vaatame, mida siis see metsanduse arengukava siis meile välja pakub. Igal juhul põnevad ajad on ees, vaatame, mis siis saab sellest Eesti metsast, mis siis uus arengukava välja näeb. Igal juhul ma tänan debatis osalejaid. Aplaus! Ja ei pea veel ära minema, et meil on veel seda küpsist seal veel, mis teile ostis ja tõi siia suure vaevaga. Ja võite jätkata siin diskussiooniga. Aitäh!